Sidrunimaa elanike elu veereb sügiseti toimekalt. Ent selle maa kõige uuem liige, Space Tourer, polnud endale tegevust veel leidnud. Nii otsustas ta minna Jumpi ja Jumperi juurde, et neilt tööd küsida. Olid ju Sidrunimaa targad teda nime leidmisel nii palju aidanud. Keda siis veel abistada, kui mitte enda päästjaid, mõtles Space Tourer, kui väärikate asukate poole põristas. Tee Jumpi ja Jumperi juurde oli imeline. Maastikul oli nii palju eriilmelisi puid, mida kattis purpurpunane loor ning maas oli siidjalt pehme muru, mille sees toimetas sadu huvitavaid elusolendeid. Jõudnud 2 teadmamehe paarisgaraažini nägi ta, et Jumpi ja Jumper lõõgastuvad mõnusasti hoovis ja rüüpavad õli. No tere, väike mees, hõikas meeleolukas tujus Jumper kaugelt lähenevale Space Tourerile, kes oma mõõtmetelt polnud ju tegelikult sugugi väike. Tere, teate mis? Mina ei kavatse enam niisama kodus parkida. Tahan endale leida korraliku tegevuse ja kuna teie olete mind nii palju aidanud, pakun teile oma abi. Kuulutas Space Tourer entusiastlikult. Jumpi ja Jumper võtsid mõlemad ühe sõõmu õli, popsutasid veidi summutajat ja jäid noort külalist mõõdetud pilguga vaatama. Vaata, noormees, meie oleme juba nii väärikas eas, et võime lihtsalt elu nautida. Meil pole millestki puudus. Elame ju tõelises idüllis, ütles Jumpi stoilise rahuga ja viitas nende ümber laiuvale imekaunile loodusele. Õhinal saabunud Space Tourer ei paistnud sellise vastusega sugugi rahul olevat. Kõigepealt ta tagurdas veidi närviliselt, siis sõitis natukene taas edaspidi ja jäi lõpuks nõutult ühele kaunile kallakule parkima. Pealegi kullasõber, enne kui asud lahkelt teisi aitama, tuleks aidata iseennast, märkis Jumper nüüd äärmiselt elutargalt. Space Tourer polnud selle peale varem mõelnudki, et ka iseennast saab aidata. Aga kui ennast aidata, siis millega jäi ta unistavalt mõtisklema? Enne kui ta ise küsidagi jõudis, vastas Jumper, kes oleks justkui Space Toureri mõtteid lugenud. Esiteks on sul vaja tarkuste raamatut, teatas Jumper ja viis nüüdseks juba tühja õlikanistri garaaži uksest sisse. Nii põnevast asjast nagu tarkuste raamatust polnud Space Tourer varem kuulnud. Samas ei tahtnud ta rumal paista ja reeta, nagu ta ei teaks, mida see tarkuste raamat tähendab. Tarkuste raamat, muidugi. Aga kas teie, targad, oskate öelda, kust ma selle siin Sidrunimaal leida võiksin? Küsis Space Tourer justkui mööda minnes. Jumpi ja Jumper rääkisid Space Tourerile, kuidas ta peab mööduma 7 suurest parkimismajast, ületama 7 võimast viadukti, keerlema 7 võimsal ringteel ning lõpuks 7 pika sirge pärast ongi ta kohal. Space Tourer kordas Jumpi ja Jumperi öeldut perfektselt järele ning targad lubasid ta teele. Jumpi pakkus veel Space Tourerile maakaarti, aga too keeldus sellest. Ta oli veendunud, et ta saab ilma hakkama. Ta võib ju noor olla, aga mõistus on tal ikka väga terav. Space Tourer asus teele. Hüvasti, Jumpi ja Jumper, lähen toon nüüd selle tarkuste raamatu ära, hüüdis Space Tourer tarkadele ja kihutas ülesannet täitma. Tee tarkade raamatute kotta oli imeline. Jumpi ja Jumper olid talle küll kõike seda kirjeldanud, ent tegelikkuses oli see veel palju vägevam, kui ta oli ette kujutanud. 7 parkimismaja ehk hotelli kõrgusid ilmatuma võimsalt, 7 ringteed ehk ringrada näisid pea lõputuna ja 7 viaduktil oli keerulisem liigelda, kui ta oleks võinud isegi ette kujutada. Aga Space Toureril oli kõik kenasti meeles. Lõpuks jõudis Space Tourer ühe salapärase hooneni. See oli just kui sidrunite sanatoorium. Mõni võttis mõnusalt vanni, teised sõid vitamiine, kolmandatele tehti ilukirurgiat. Space Tourer sõitis kindlal meelel ühes sanatooriumi garaaži uksest sisse ja nägi üht spaast tulnud värske väljanägemisega sidrunit. Nad vahetasid viisakusi, tutvustasid end teineteisele ja siis asus Space Tourer asja kallale.
kas sa oskad mulle öelda, kust ma võiksin leida tarkade raamatu, küsis Space Tourer. Tohoh, sul polegi tarkade raamatut. Kõige paremini oskab sind aidata hiidvana raamatukogu hoidja Traction Avant. Küsi tema käest. Ütles end C. Elyseeks kutsunud elegantne sidrun ning lehvitas uksega väljanägemiselt veidi väsinud, ent sellegi poolest särtsaka sidruni poole. Lugupeetud Traction Avant, mul on teie abi vaja, sõitis kindlameelne Space Tourer väärikale sidrunile ligi. Traction Avant vaatas oma suurte prillidega Space Tourerile otsa. Ta polnud sellist sidrunit veel varem näinud. Vaata, aga vaata, kui põnev. Ei teadnudki, et ma veel nii väärikas eas üllatuda võin. Sinusugust mahukat sidrunit pole minu vanad tuled veel näinud, tervitas Traction Avant. Aga see tähendab vaid üht. Kui mina pole sind varem näinud, on sul vaja tarkuste raamatut. Jaa, hüüdis Space Tourer rõõmsalt, ent muutus kohe hoobilt tagasihoidlikumaks. Siis ütles ta natuke häbenedes, ma küll väga tahan tarkuste raamatut, aga tegelikult ma ei teagi, mis see täpselt on. Traction Avant oli varemgi segaduses noori sidruneid kohanud ja nii patsutas ta sõbralikult Space Toureri kapotile. Noormees, jätke üks asi alati meelde. Endast targematelt sidrunitelt nõu küsimine pole kunagi häbiasi, ütles Traction Avant. Ja nii selgitas Traction Avant, et tarkuste raamat ehk hooldusraamat on just kui iga sidruni autobiograafia, kuhu oma elutee kirja panna. Hooldusraamat on see koht, kus on kõik tarkused kirjas ja iga sidruni jaoks seega eriti oluline. Mida paremini sa hooldusraamatuga käitud, seda tervemana püsid, märkis Traction Avant. Vau! Ma luban, et täidan tarkuste raamatut alati hoolikalt, kinnitas Space Tourer Traction Avantile ja tuututas hüvasti jätuks. Ja nii saigi nooruke Space Tourer endale tarkuste raamatu ehk hooldusraamatu. Järgmisel nädalal kuulete juba uut muinasjuttu. Kui soovite kogu muinasjuttu uuesti kuulata, tehke seda veebilehel Citroen.ee. Aitäh kuulamast! Järgmisel nädalal kuulete aga juba täiesti uut seiklust Sidrunimaalt.